Коли людина тікає від війни, їй потрібно зібрати речі в один рюкзак. І, можливо, там не знайдеться місце для комп'ютеру. Але коли вона прибуде до безпечної країни, їй потрібно починати все спочатку, шукати роботу, а дітям продовжувати навчання. Oleme sõja algusest oma väikese tiimiga üritanud väikeste kuludega ja kiirelt pakkuda Ukraina sõjapõgenikele nutiseadmeid, et nad saaksid koolis käia ja olla ühenduses kodustega ja tööd otsida. Meie võrgustunud maailmas on arvuti asendamatu, ent siiski küllalt kallis tööriist. Seepärast see võibki jääda kättesaamatuks perekondadele, kes on põgenenud sõja eest, kelle kodud on maha pommitatud ja kelle ainsaks olemasolevaks varaks on see, mida nad jõudsid põgenedes kaasa haarata. Meie poolt korda tehtud arvuteid on juba igas Eesti maakonnas. Meie tehnikud ja logistikud on panustanud 100 töötunde. Küsime sinult abi, et saaksime teha järgmise 3 kuu jooksul korda 500 annetatud sülearvutit. Osta 500 uut sülearvutit ning varustada need sõjapõgenikele vajaliku riist- ja tarkvaraga. Ja jaotada korda tehtud seadmed üle Eesti laiali, et siia saabunud sõjapõgenikud saaksid oma eluga jätkata. Tooma seisma jäänud nutiseade meile Tartu Ülikooli Delta keskusesse, esimese korruse foajeesse. Kindlasti lisa sinna juurde veakirjeldus ja pane kaasa ka enda kontaktid ja laadija. See aitab kokku hoida aega ja raha. Aita meil aidata! Aita meil aidata! See ei läinud hästi. Ma nüüd hakkan rääkima. Aitäh! 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 Aitäh!